mis oli sinu elu nagu kõige hirmsam hetk? Et see Meelis ikka meid segab, et lähme õlitame Kalašnikovid ära, on ju. Kui sa teed midagi nagu suurt ära, midagi liigutada tahad, siis sul on alati vaenlasi. Kui sul on vaenlasi, see näitab seda, et sa oled vähemalt kordki oma arvamuse ja õiguste ees seisnud. Kui sa arvad, et sa oled kukkunud põhja, siis see ei ole nii, sest põhjas on muda meetrid ja kui sa võid seda vajuda ja... Sa mõtledki, et mille nimel ma siis üldse enam elan? Ja kas sa suudad sealt välja tulla ja kas sa suudad tulla tugevama, targemana ja parema inimesena välja või suuda. Me oleme seal edetabeli lõpus ja keegi nagu ei küsi, miks ja kes seda tegi ja ikka valime samas inimesi, täiesti jabu. See coach on puudu, kes paneb mängijad mängima või ei ole seda playbooki, mis plaani järgi mängida. Kust need tüübid on, kes rääkisid, et me oleme 5 aasta pärast Euroopa 5 rikkama riigi hulgas? Või riigieelarve 11 miljardi pealt läinud 4-5 aastaga 18 peale, kus kohas on tekkinud kulu. See, et riik pankroti paska viia, kes vastutab ehidi joo. Tere tulemast QLA podcasti 46. saatesse. Ja minu kõrval istub siis minu kaassaatejuht Saamel Voolaid, mina siis Kristoffer Voolaid. Tervitus! Ja meil on tegelikult täna külas väga huvitava tausta ja nii-öelda isegi värvika või kirju taustaga inimene, Meelis Lao. Tervitus! Tänud kutsumast! Ja Meelise kohta tegelikult ma mõtlesin nagu tükk aega, et kuidas siis nagu kutsuda sisse, kuidas sind kutsuda. Mõni ütleks, et sa oled ärimees, mõni ütleks, et võib-olla sa ise, kas sa oled vabadusvõitleja, spioon, Eastern Godfather, allmaailma olen kuulnud isegi kas valitseja või igasuguseid nimesid on sulle külge pandud, aga ja sellepärast ma tahtsingi seda võimalust kasutada ja küsida, et kuidas sa ise võib-olla kutsuksid ennast või kuidas ma... Mis tiitli sa annaksid? Jah, just. Tead, see on selline oma pika elu jooksul. See on pikk ja põnev olnud, on ju, olen ma saanud kuidagi selgeks sellise asja, et mulle meeldib, selgeks ju asja, aga mulle meeldib see väljend, mis oli siis Viimsis reliikvias ja Vürst Kaaberil ütles, ma ei ole täna see, kes ma olin eile ja ma ei ole täna veel see, kes ma olen homme. Et kutsuge mind selleks, nagu teie teadmine minu kohta siis selgust on toonud. Okei, arusaadav. No ütleme siis Meelis, eks ole, et aga mitmeid nimesid on pandud ja ma arvan, et on pandud põhjusega. Sellepärast, et vaadates nagu tagasi ajas, võib-olla mida sa oled teinud, mida sa oled kogenud, mis inimestega sa oled kokku puutunud, minu jaoks on see nagu päris nagu hämmastav ja nagu hästi põnev. Et see, ma arvan, et seal on olnud nagu nii head kui halba. Aga ma alustaksin võib-olla sellisest, kuidas ma ütlen, karmimusteemast, sellepärast, et ma tean, et sul on täna tehtud avalikult 2 atentaati ja sa ise oled öelnud, et 7. On see õige info, jah? Siis kumb? See, mis sa esimesena ütlesid või see, mis sa lõpus ütlesid? No mõlemad. Et on see number 7 või on seal isegi rohkem neid? 7 on see, millest on märgid kehal. Aga neid katsed on tehtud tundvad rohkem. Neid katsed on rohkem. Kas sa oled täna jõudnud nagu sinna, kus sa absoluutselt enam ei vaata ümber oma õla siis või ei teki enam, oled sa jõudnud sinna kohta, kus paranoilist tunnet? Nojah, et sa elad nagu täitsa sellises rahus, et sa ei vaata ümber oma õla nii-öelda. Või varju või kuidas iganes. Või varju. Või oskad sa öelda, kuhu sa täpsemalt täna jõudnud oled sellega? See, kus ma kuhu olen jõudnud, seda ma sulle osata nagu öelda ei oska, aga võtame seda niimoodi kokku võib-olla, et see, et ma üle õla vaatan, see on nagu selline eluline harjumus. Kui ma kuhugi lähen, siis ma kogu aeg vaatan ja kui ma kuhugi lähen sisse, siis ma istun nurka, et ma näeks kogu seda platsi, kus ma olen, on ja kui ma õhtul keegi mul järgi käib, siis ma jään seima ja lasen inimese mööda, kuna mulle ei meeldi, et keegi mul selja taha kõnnib. Et selles suhtes on ka silmad kuklas, on ju. Aga mis puudutab nagu seda küsimust veidi laiemalt, siis elades sellist elu, nagu ma olen elanud, on ju, siis mingil hetkel sa pead maha istuma ja siis jumalaga asjad selgeks rääkima. Et ma olen elanud põnevat elu, huvitavat elu, nähtavasti ma arvan, et kümneid, kui mitte veel rohkem inimesi kogu oma elu jooksul kokku ei elaks nagu sellist elu ja ei saaks seda emotsiooni, on ju. Et ma olen elanud piisavalt huvitava elu, et nagu olla rahul selle nende emotsioonide pagasiga, mida ma olen saanud, on ju. Et selles suhtes ma olen teinud rahu iseendaga, jumalaga ja kui minu aeg minna, siis ma sirge sellega lähen. Jaa, see on päris põnev, sellepärast, et ma olen uurinud natukene Saamel ka
selline mees nagu Michael Francese, ei tea, kas see nimi ütleb sulle midagi või mitte. Ja tema on ka avalikult tulnud siis oma nii-öelda podcasti sarjade ja asjadega välja ja öelnud, et siis tol ajal 90-ndatel siis USAs, kui nad seal kütust müüsid ja kõike muud tegid, et siis ütleme niimoodi, et elu päris lihtne ei olnud ja ta pidi põhimõtteliselt igapäevaselt oma siis nagu rutiini muutma, et inimesed ei saaks aru, kus, millal täpselt ja mida liigub, sest et noh, endised ülemad nii-öelda ei olnud rahul, et ta siis nii-öelda perekonnast või kuskilt siis organisatsioonist välja astus. Et kas sul on olnud sarnast efekti üldse või sa pigem tunned, et täna on selline mõnus, vaba, voolav ja sa saad valida ise täpselt, millal sa mida teed? Jaa, ma tean, ütleme, ma ei tunne isiklikult Michael Franceset, aga ma olen vaadanud tema mingit podcast ja mingid asju, aga neid kahte asja ei saa võrrelda absoluutselt. Et nemad elasid tsiviliseeritud maailmas. No ütleme, kui tema tegi need tegusid, nad elasid tsiviliseeritud maailmas ja nemad olid need paharetid, kes käisid ringi püstolvööl ja kogu maailm ümberring olid siis need lambakesed, keda nad pügasid, on ju. Ja see, mille keskel mina üles kasvan 90-ndad, siis ei olnud see. Noh, ma toon nagu hea võrdluse, mis mulle meeldib öelda, et kui me praegu vaatame maailma, siis tegelikult ma võrdleks seda loomaaiaga. No, kus ütleme, need pahad elajad, seal mingid tiigrid, lõvid, hüäänid, šaakalid, need hundid on pandud puuridesse kinni ja me käime ringi, vaata seda ja siis, kui mina üles kasvasin, siis ma elasin džunglis, kus neid puure ei olnud ja need elajad olid meie keskel ja kui sa siis sattusid valesse kohta valel ajal, siis sind söödi lihtsalt ära. Et selles suhtes, kus nagu tema elas, veel kord nagu siis nagu läheme tagasi, ütleme sinna Ameerikasse, et selline tsiviliseeritud maailm, sa ikkagi võisid teada, kus mida tuleb ja ütleme siis sellist jõhkrust ja sellist vägivalda ja sellist, kus inimelu ei maksa krossigi, on ju nagu seda, mis meil siin 90-ndat oli no, suhteliselt selline lapse kingades ikkagi see Ameerika olukord võrreldes meie olukorraga siin. Kui palju mõjutab, ma ei tea, teeb inimest vanemaks või kuidas ma ütlen, hakkab tervisele, kui sa pead elama sellist elustiili, et sul on sisuliselt vaja Venemaalt tellida mingisugune soomus BMW, eks ole, on ju, ja sul ongi vaja elada aastaid sellist elu, et noh, äkki nurga tagant keegi tuleb, sest neid katseid on olnud palju, isegi lähedastega, tuttavate sõpradega on juhtunud päris traagilisi intsidente. Et kas sa oled tundnud, et see on ka hakanud mingil hetkel nii tugevalt tervisele, et mõtled, et fuck, nagu ma ei nagu jõua või ma ei taha enam või kuidagi nagu... Korraks läheks jutu alguses, ma ei teadnudki, et Venemaal soomustatud BMW-si tehakse, üldse BMW-si tehakse. Võib-olla ma selle infoga võin eksida, aga ma vähemalt nii palju, kui ma infod nagu tagasi vaatasin, siis ma sain aru, et sul mingisugune kuulikindel auto selles mõttes sisuliselt... Jaa, kuulikindel auto oli, aga neid ikka toodetakse Saksamaal. Saksamaal, vabandust. Just. Ühesõnaga, võib-olla oli seal ka faktiviga, aga selles mõttes jah, ma tean, et sul selline eritellimusega sõidukiks oli, sul oli oma meeskond selles mõttes tihtipeale kaasas, kes oli ka relvastatud, on ju. Et kui palju hakkas see nagu, tundsid, et hakkas ka ühel hetkel nagu tervisele, et nii väsitab? Muidugi väsitab, et selles suhtes, et kui sa oled noor ja sa oled siuke uljas, siis see tundub põnev kõik, jube kihvt on, ja kui sa elad 10 aastat, 15 aastat, sa kogu aeg elad sellises olekus, kus sa ei tea, kus sa saad kuuli, et tegelikult selline, kui sa võrdled nagu näiteks sõdurid rindel, siis me enam-vähem teame, kus on vaenlane, kus oleme meie, no ja kui just mingit drooni pea kohal ei ole, mis ütleb mingisuguse haubitsa tule sinu peale nagu tõmbab, et siis on nagu relatiivselt või suhteliselt selline turvaline, on ju, kui sa kogu aeg käid ja sa ei tea kuskil, kas autol on pomm, kas prügikastis on pomm nagu minul, kas kuskil ootab mingisugune tüüp Kalašnikovidega või mitu tüüpi nendega või ootab mingisuguse snaiperpüssiga kuskil on, et sa oled kogu aeg 24/7, sa ei saa kodus ka olla. Et kas keegi on sinna midagi paigutanud või ei ole, on ju. Et loomulikult see väsitab, aga eks nähtavasti mind füüsiliselt ja vaimselt, ütleme, erksana ongi hoidnud selline sport ja enese täiendus kogu aeg, et sa kogu aeg üritad õppida midagi uut. Et kui sa tolle ajale tagasi mõtled, et mis sport siin nagu siis tõmbas või motiveeris, et enamus sellised, ma olen kuulnud, et mõned käivad lihtsalt jõusaalis, teevad boksi on ja niisugune enesekaitse või mingid nii-öelda võitluskunstid, aga kas sul oli mingisugune spetsiifiline sport, mida sa nagu harrastasid või sest ma ise ei tea, sellepärast ma küsin. No siis see keskkond, kus mina üles kasvasin, siis seal oli vaja seista iseenda eest, mitte keegi teine ei seisnud. Ja siis mind tõmbas loomulikult boksisaali, algus karate, siis boks, siis tuli sinna jõusaal ja muu treening juurde.
et sealt see niimoodi läks. Kuidas sa võrdled seda, et kuna sa tuled ikkagi noorest peale tugeva boksitaustaga, sa oled seda teinud, siis kogu see maailm, mis sealt nagu edasi läks, kas sa tunned, et kui sa vaatad tänapäeva noori poisse, kas sa näed, et nagu mehed ja üleüldse siuke ühiskond on nagu pehmeks muutunud? Et teil oli nagu selline, ei jäänudki võib-olla mingitel aegadel nagu midagi muud üle, et sa pididki, selline elustiil lihtsalt vorpis sind teatud viisi nagu meheks, on ju. Et tänapäeval on, nagu sa ütlesid, me ei ela enam džunglis, me vaatame puuri tagant, on ju. Et kas sa näed, et tänapäeva, ma ei tea, võtame siis mehed või poisid on nagu, see keskkond on nii pehme, et nagu neil ongi väga raske selliseks tugevaks meheks saada või mis sa sellest kõigest arvad? Ma natukene võib-olla paari sõnaga, vaata, sa puudutasid seda, et me tänapäeval siis elame nagu loomaaias ja me vaatame neid nagu puuri taga, et see tegelikult on selline väga petlik pilt, sest vaata, maailmas on 8 miljardit inimest. Palju on selliseid tsiviliseeritud inimesi siis Läänemaailmas? No, võtame rahvli 1 miljard. 7 miljardit on neid, kes tahavad tulla ja selle kõik meie käest ära võtta. Ja siis kõik need pehmod, alates Me Too naistest ja nii edasi, sellest liikumisest on ju, et siis sinnamaani ju kõik on hea. Siis hakkab pihta see jutt, see toksiline mehelikkus ja nii edasi ja kõik selline, ütleme, kus võib-olla ei ole nagu vaja sügavuti minna, aga selline jutt, et toksiline mehelikkus ja see, ja ka siis tegelikult, kui läheb asi, no, kui see sõnnik lendab ventilaatorisse ja tekib see situatsioon, siis nad on esimesed alad, mehed, kus te nüüd olete, miks te nüüd midagi ei tee, on ju. Aga üldiselt loomulikult, kuna see keskkond, väga lihtne tegelikult öelda, kuulge, et noh, et ütleme, vaata, minu ajal mehed olid nagu sellised ja tänapäeval te olete bussid, te olete lumehelbekesed, on ju, aga see keskkond ise ju muudab ka ju. See ei ole see keskkond enam, kus mina üles kasvasin. Tegelikult tänapäeva maailmas, ma arvan, on minu päeva või ütleme, minu sellise nooruspõlve ja minu sellise kujunemise, ütleme, maailma ajastul oli tunduvalt lihtsam leida ennast, on ju. Sa pidid mees olema, tähendab seda, et sa pidid endast seisma, sa pidid tegema teatud asju, aga see oli suhteliselt selline sirgesuunaline, mida sa nagu tegema oleks pidanud. Aga tänapäeval, kus kõik istuvad arvutis ja suuremas asju, mida teevad mehed, suudavad ka naised teha, naised teatud kohtades on tunduvalt peale hakkajamad veel kui nagu mehed on ju, aga siis kus siis mina olen, kus siis mees on, kuhu ma nüüd paigutan endast, mida ma siis teen, on ju, noh, et nagu leida ennast tänapäeva maailmas mehena on tunduvalt raskem. Noh, vaata sellise podcast on täis, kes on selliseid, sa pead mees olema, sigarhambu, viskit jooma ja naisel jalaga tagumikku ja sellist pläma aetakse ju nii palju, on ju, mis on täielik selline, ma ei tea, bullshit, on ju. Aga samas, kus see mehe koht siis on? Noh, et oleks mees, mitte ta ei oleks naine, poolnaiselik mees. Ja samas ta ei oleks ka selline põmbja, on ju, et nagu selline, et mees on ainult siis on, kui ta käib ja kellelegi, ma ei tea, labidega pähe annab, no see on ka täitsa väärastunud suhtumine, on ju. Aga kus see mees on siis, kus see kuldne kesktee läheb siis, eks ju, noh, see on nagu sellise, jõuame sellise mediteerimisse tänapäeval või ütleme nendesse, kus nad siis käivad tänapäeva hästi paljud inimesed koos, noh, millest me võiks rääkida ka nagu pikalt ja nagu laialt, on ju, nagu selline, noh, kui sa nagu liiga sügavuti nagu sellega lähed, siis sa jäädki kuhugile sinna kinni, aga sa pead reaalsesse maailma tagasi tulema, kusagilt on vaja raha teenida, kusagilt on vaja spordiga tegeleda, oma tervisest tegeleda ja nii edasi, et kus see tasakaal on siis, on ju. Nähtavasti igal ühel on see nagu oma, aga seda suurt pilti räägitakse hästi vähe, kõik tahavad kuskil killustada, kui sa tahad mees olla, tule jõusaali, noh, niisugune jõusaali hunt, selline higist haisev, nagu kuidagi, ma ei tea, 24/7 olla ei taha nüüd, ei, kui sa tahad mees olla, sul peab olema hing sees, lähme nüüd iniseme seal kuskil puu all, mediteerime 24/7, kas tõesti, ma tahan ainult see olla või? Ei, tule nüüd istu nagu, ütleme siis, et loome mingisuguse platvormi ja mingisuguse, mis tänapäeval on ju share'imisühiskond, on platvorm luuakse kogu aeg, aga kui ma 24/7 istun seal arvutis, siis vaata, milline olevus mis nagu välja tuleb lõpuks, on ju. Sest aeg läheb väga ruttu mööda ja tegelikult sa oled ju see, millise elu ja harjumused sa oled omale loonud, on ju. Ja mis sealt siis välja tuleb, on, aga natukene suuremat pilti ei räägita, see on nagu saalis ja elus on ka üldse, et ühesõnaga mida ma tahan, miks ma seda tahan ja mis on minu isiklik võimekus platvorm seda saavutada. Ja sellest ei räägita, tule saali, hakka kohe punitama. Ei, nüüd teeme selle platvormi kuskil, käime laename raha kokku ja teeme mingisuguse, ta nagu võetakse mingi kitsas narratiiv ja siis sellega pannakse pimesi, ups, nagu silmaklappidega hobused, sellist suuremat pilti, aga seda suuremat pilti saab rääkida inimene, kellel on kogemus, kes teab, kui sa lähed sinna, juhtub see, aga otsus on sinu, on ju, võt seda suuremat pilti on tänapäeval väga vähe. Ja ma kuidagi nagu selle mõttega nagu selles mõttes väga samastun, et seda nagu teed leida, eriti kui sa oled võib-olla
oledki noor mees ja oled kuskil suunal, nagu sinna võib-olla ei sobi ja sinna ei sobi ja seal nagu tambitakse maha ja siis kui ma olen liiga palju, siis ma olen see nagu nagu ma nagu üritan olla kõva mees või mees, mida iganes see nagu tähendaks, on ju. Et see balanss on väga, väga oluline. Ma ei tea, kas sul oli nüüd mingi küsimus, aga ma tahtsin korra hüpata nüüd sinna, et sa oled ka väga palju seotud ettevõtete ja äridega, eks ole, ehk siis nagu kommunikatsioonioskus, suhtlemisoskus, probleemide lahendamine, kokkulepetele jõudmine. Kui sa kõige algus hakkasid neid asju tegema, mind nagu väga huvitab, et ühel hetkel sa istud võib-olla mingisuguste väga tähtsate härradega maas ja sul on vaja saada kokkulepetele ja sul on nagu ikka, deal negotiating on ju väga, väga nagu keeruline asi, aga tänapäeval selline asi, mis paneb asju liikuma. Et kas see kõik tuligi nagu lihtsalt nagu praktikas, et algus seal mingil hetkel võib-olla ei olnudki nii hea ja siis said aina paremaks või sul olid mingisugused tugevad eeskujud ees, kes õpetasid sulle kõike seda kommunikatsiooni ja kuidas erinevate, ma ei tea, partnerite, ettevõtete suhete vahelisi asju nagu lahendada, klaarida, kommunikeerida. Äkki saad natukene seda tagamaad võib-olla valgustada ja see on selline nüüd aspekt, mida sa nagu puudutasid tegelikult, mis on äärmiselt lai, sest kogu meie elu koosneb ju tegelikult läbirääkimistest, on ju, viitsin trenni minna iseendaga, ei viitsi läbirääkimine, tahan midagi õppida uut, selleks on vaja vaeva näha, samamoodi nagu spordiga, viitsin, ei viitsi, on ju, tahan kellega kokku saada ja nii edasi, kõigepealt sa hakkad läbirääkima iseendaga ja siis kogu ümbritseva maailmaga. Et selles suhtes on see üks tohutu õppetund, mida samamoodi keegi peaks rääkima ja peaks rääkima see, kes on tegelikult reaalselt seda teinud. Mitte istunud kuskil kabinetis ja siis kirjutanud mingisugust paberit, ma ei tea, meie välisministeeriumid on täis ju neid, on ju. Reaalses elus läbirääkimine. Ma ei pea seda silmas ainult seda, et sa oled nagu metsas ja vahid siis püstolitoruga tõtt, on ju, ja pead läbi rääkima, et sealt välja pääsed, on ju. Aga üldse, kuidas sa saad kuidagi oma asjad siis üles ehitatud niimoodi, et nad toimiksid, et see, ma arvan, et kui seda annet või võimekust ei ole, seda ei saa õppida. Samas kui see on, siis seda saab arendada. See on sama nagu selline, kui sul ei ole 100 meetri sprinteri annet plahvatusega, siis sa seda kunagi treenida ei saa. Sa saad natukene paremaks, aga sa lähed keskmikuks. Aga see koosneb niivõrd erinevatest nagu aspektidest. Üks on nagu see, et ühesõnaga, kuidas nüüd öeldakse, et kui sa ei ole suuteline ütlema siis nagu fuck you ja ära jalutama, siis sa ei saa kaubelda. Sa ei saa läbi rääkida, kui sa ei ole võimeline selga pöörama ära minna. Sest teine, kellega sa, võib-olla inimene, kes on nagu tähtsamad sellised asju, läbirääkimisi, ja on vähem tähtsamad läbirääkimisi. Kui on inimene selline võib-olla veidi vähem elu kogenud, siis ta tunneta seda. Samas, kui on elu kogenum inimene, siis ta tunnetab väga hästi ära, et sa ei ole suuteline läbi rääkima ja ta ütleb sulle isegi mitte see koht, kus sa täna oled ja tahad paremaks saada, või ütleb, ei, sa jää sinna või sa lähed hoopis sinna. Ja sul ei ole võimekust selga pöörata ära minna, sa ei saa kaubelda. Sa ei saa tingida, sa ei saa läbi rääkida, see on isegi, kuidas sa saad eraelus oma naisega siis seda nagu piiri tõmmata. See naine peab tunnetama samamoodi, et juhul kui ta läheb üle piiri, sa pöörad selja ja lähed ära. See on, sama puudutab ka nagu seda, et sa ei tee talle seda, mida sa ei taha, et tema sinule teeks. See on hea ütlus on see, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et tema teeks sulle, aga see on ka vastupidi, et sina ise ei tee talle seda, on ju. Mm-hmm. Kui palju sul on olnud nagu neid olukordi, kus võib-olla meeting ongi lühike, öeldaksegi väga kiiresti, et kuna fuck you, nolket või kes iganes mingid vanemad venad, et saab... See oleks nagu mu raamatut lugeda, kui palju ma olen kuulnud seda, et fuck you, babyface. Okei. Et ei, mul on plaanis kindlasti lugeda, aga eks ma olen tööd teinud ja mind nagu väga palju huvitab, sest et müük minu arust see ongi ja kommunikatsiooni ongi üks väga suur elu osa inimestega läbi rääkimine, nagu sa ütlesid, igas olukorras. On see perega, on see naisega, on see partneritega, kellega iganes. Aga palju sul on olnud neid, ütleme siis nagu fuck-up'e, kus ongi saadetud minema ja sekundi pealt saadakse aru, või sa oledki nagu tunnetanud juba üsna võib-olla noorena või selle teekonna vältel, et mul nagu on midagi, või see on nagu minu jaoks mugav või nagu, kuidas ma ütleks, kuidas ma ütlen, et ma nagu tunnen, et mul on see, I have the it factor või see X factor, et mulle nagu nii meeldib see ja ma oskan nagu olla nendes olukordades kuidagi juba loomulikumalt. Või on sul sellised suuri? Vaata, esiteks, et see tuleb kõik kogemusega, sa pead sellega tegelema, mitte tegelema, see kõlab nagu ma peaks saalis kusagil pumpama, õppima midagi, et see on nagu
sa oledki suhtleja. Ja sealt see kogemus tuleb, on ju. Aga see, kus sa nagu alustasid, et loomulikult on situatsioone, kus inimene ütleb sulle fuck you. Ja see ei olegi midagi kaubel, sa tunnetad ära, et ei lähe siit mitte kusagile. Noh, et täiesti mõttetu, sa peadki pöörama selja ära minema või siis vastupidi mitte selga pöörama, vaid midagi muud tegema. Et see on selge, aga mis ma nagu tahtsin ma küsida teilt, mis teie arvate, mis on selline hea läbirääkija või hea sellise arutleja, läbirääkija, whatever, kuidas me seda kutsume, mis on see põhiomadus? Mis te arvate? Ma arvan, et jõuõlg või leverage on üks punkt, mis aitab kindlasti jälle. Põhi see. Seal on erinevad aspekte, aga milline omadus või mis on kõige selle alus, et sa oleks üldse erinevates situatsioonides hea läbirääkija, hea kaupleja ja nii edasi. Hea enesekehtestaja. Kuidas sa kutsud seda? Oskad kuulata või ei oska? Okei, ja mis sa arvad? Mul on ka nagu see kuulamisoskus, aga ma ei tea, ma arvan nagu julgus ka. Sest nagu see kasvõi, et kui sa oled nagu kellegiga meetingul ja sa tead, miks ma siia tulin ja sul on kindel eesmärk, siis kas ma nagu mingitel hetkedel vaatan silma ja tean, miks me siin oleme ja olen valmis lõpuni minema või see, et ma tardun pea alla ja lähengi minema. Nüüd oma kogemusest võime öelda, oma siis pikaajalisest ja rikkalikust kogemusest võime öelda, et see on selline aspekt, mille peale tavaliselt inimesed ei tule ja mis on puudu nii meie poliitikutel, väga paljudel sellistel äritippudel ja nii edasi. See on empaatiavõime. Empaatiavõime tähendab mida? Et sa suudad panna ennast teise mehe kingadesse. Mida ta tunneb, kuhu ma nüüd on nõus minema, miks ta nii arvab, mis teda ärritab, mis teda vastupidi ei ärrita, vaid mis teeb tal sellise tunde, et ma nagu samastun selle teise tüübiga. Empaatiavõime, sellest hakkab kõik pihta. Ja siis sinna kõrvale tulevad kõik muu. Kui sa teist inimest ei mõista, miks ta niimoodi ütleb, siis tekib ainult konflikt. Ja nagu sa alguses ütlesid, jõuõlg, vahel on jõuõlg, vahel ei ole jõuõlg, vahel on teistel see jõuõlg. Et siin on sellised erinevad nagu nurkasi, aga see hakkab pihta empaatiavõimest. Siis sa suudad temaga samastuda, suudad panna teda samastuma iseendaga ja sa saad aru, miks ta selle koha peal on. Miks me oleme tülis riikide vahel erinevad, sest me ei mõista neid. Miks me oleme äripartneritega tülis, sest me ei mõista, mida inimene tahab. Miks me elukaaslasega läheme tüllis, me ei taha mõista, mida tema tunneb, me ütleme oma selle. Loomulikult kusagil jookseb nagu piir, kus me saame aru, et meid lihtsalt kogu selle suhtumisega, ma ei tea, pehmele üles ahistatakse, siis ka tuleb tõmmata selge piir, et sorry, ma nüüd lähen ära. Aga empaatiavõime, mis on tänapäeval puudu inimestel. Et sa mõistaks teist inimest, aga selleks, et sul see oleks, selleks pead sa elama jälle rikkaliku elu, sa võid elama need kõik, mitte kõik, sa võid elama sellistes situatsioonides, kus teine inimene hetkel on, ma ei tea, võtame Vene-Ukraina sõja, kuidas mõista venelasi näiteks, sa pead olema elanud tema keskel, nende keskel, aru saama nendest, muidu sa nagu ütleme hindad ja siis arvustad teda enda seisukohalt, aga ta ei ole see, ta on hoopis teistsugune inimene, ta on euroopaliku näoga asiaat. Aga me oleme elanud tema keskel, saame aru, miks ta nii käitub. Ja kui ma nüüd käitun niimoodi, siis mida ta nüüd teeb? Ja kui ma käitun teistmoodi, siis kuidas ta mulle siis vastu tuleb? See ongi selline, et see empaatiavõime, mis koguneb sul alles aastatega, aga see on ka, kui sul seda pole, siis sul ei ole, sest väga paljud on, käi sa ka, tead, aga mul on midagi vaja, nüüd me oleme uused sõbrad, kui sul vaja on, eks ju. Ja sellega on ka see, ma eeldan see, ingliskeelne väljend, see ka relationship building, et sa lood nendega ka sellised pikemaalised suhteid, eks ole, et okei, et täna me ei teinud midagi, aga nagu ma sain tast aru, kus ta on, mul on see empaatia, aga võib-olla me poole aasta pärast või aasta pärast nagu oli teine tulemus. Aga see on eluline kogemus, on selline, et vahel ma olen nagu üritanud inimeste nagu selleks, mis tähendab see eluline kogemus. Mis näed, sa olid seal mingite gangsterite ja kauboi-kapitalistile ja koos, et mis sul on rääkinud, ma küsin, kas tõesti, esiteks seda, et ma nägin inimest, ütleme ühte, võtame mingi slaavlase või eestlase vahet ei ole, kui ta oli noor, nüüd kui ta sai vanemaks, kuidas ta siis käitus, kuidas ta käitus siis, kuidas ta käitus, kui tal on raha, kuidas ta käitub, kui tal pole raha, kuidas ta käitub siis, kui tal on see jõuõlg, kuidas ta käitub siis, kui tal pole seda jõuõlga, kuidas nad käituvad mingis grupis, kuidas nad käituvad teiste etniliste gruppidega, kuidas omavaheline side käib ja vot see on selline kulda väärt mitte omadused, ütleme, vara, mida sa ei saa kuskil, sa ei saa lugeda seda, kui sa loed, sa ei mõista seda. See on sama nagu meil oleks seksiõpik, sa ei ole kunagi seksinud ja ma loen raamatust, nüüd on ju, Kärsin üritab meile rääkida, mis tähendab, kui sa saad selle, on ju, kuidas see nüüd
viisakalt öeldagi. No kui sul tuleb. Kogemuse. Ja just eks ju. No ja keegi räägib, sa kunagi proovinud pole, no sa ei tea, mida see tähendab. Kui sa seda läbi elanud ei ole, sa ei saa teada seda. Kus kohas sul huvi tekkis üldse selle sama psühholoogia ja üldse kogu suhete ja empaatia mõistmise kohta, et kas see tekkis niimoodi naturaalselt protsessi käigus, keegi andis sulle mingeid soovitusi, vihjeid või sul olid mingid iidolid, eeskujud, kelle pealt sa nagu vaatasid, et nemad suhtlevad niimoodi inimestega, et tahaks nagu ka. See on see katse-eksitusmeetod. Et ei ole sellist olemas sellist elukooli, lähed kooli 10 aasta pärast või 5 aasta pärast tuled välja, nüüd sa oled nagu haritud, on ju. Et see on selline, mis on, ütleme ka nagu, ma arvan selline, mida tegelikult tänapäeval peaks sellised elus midagi saavutanud inimesed Eestis, me oleme väike tegelikult, on ju. Ma ei tea, võtame see Rain Lõhmuse või Hannes Tammjärve või kes erinevad alad, et tõesti on midagi saavutanud, ise teinud ja ise arenenud. Et tegelikult neil peaks panema kohustuse, et nad oleks mentorid teatud grupile, siis noortele, kus ta räägiks neid asju. Ja siis, mida inimene teeb, see on nagu tema oma nagu otsus juba, on ju. Ja minul oli samamoodi, et mul ei olnud seda mentorit kuskilt võtta, on ju. Siis sa pidid seda ise erinevates situatsioonides, astusid reha otsa 1 korra, 2 korda, 3, 4, 5, lõpuks midagi on ikka väga jama, on ju. Ma kogu aeg astun ja kogu aeg saan selle matsu vastu pead, on ju. Et see on tulnud sellise katse-eksitusmeetodi ja siis, kui lamad seal haiglavoodis näiteks mingisuguse järjekordse pommi või mingi snaiperikuuli või ei tea millega, on ju, siis hakkad elu teistmoodi mõtlema, hakkad lugema raamatuid, siis hakkad panema kokku midagi, et see on selline pidev protsess, mis nähtavasti ma väga loodan, et see kestab surmani, see areng, eneseareng. Aga mõned ju ei soovi areneda selles mõttes, et on ju väga palju või suur mass inimesi, kes ütled, et mul on kõik hästi ja hea nagu mugavustsoonis olla, et mis ma siin enam tõmblen ja pingutan, et mul on seda vanust küll ja palju asju tehtud veel, et las ma nüüd rahulikult chillin ja puhkan, et kuidas sa nendesse üldse suhtud, et kas nad viskavad oma elu nii-öelda natukene nagu justkui prügikasti või see ongi nagu välja teenitud selline luksus või lõbu, retirement? Ma ei tea, kuidas nüüd sulle väljendada seda. Et ühest küljest ma olen õppinud elu jooksul, ma olen väga palju kritiseerinud kedagi, ei saanud nagu aru, et kuule Meelis, et nagu ela oma elu, sa ei pea kritiseerima teised, las nemad elavad oma elu, on ju. Aga üldiselt mulle nagu tundub see võib-olla ei ole päris see, mida sa küsisid, aga näiteks ma kurbusega vaatan näiteks selliseid inimesi, kes on siis täielikult nagu obsessed pühendunud nagu raha teenimisele. Tal ei ole ei sõpru, ei seltskonda, ei tervist, ei tee sporti, midagi. Ja mingil hetkel, ütleme 50, mingil hetkel ta siis võiks olla nagu, mitte võiks, vaid ütleme, ta on nagu finantsiliselt nagu võimekas ja sa vaatad, et nagu ahelvare. Ja nüüd ta on nagu elanud, teeninud raha, nüüd kui ta võiks hakata midagi tegema, tal puudub võimekus. Nii vaimne enam, siis tegelikult on degradeerumisprotsess, ainus, mida ta oskab teha, 2 + 2 on 4, arvutada kokku rahanumbrid, on ju. Aga kõik muu, mis maailmas toimub, tegelikult on ju nii põnev ju. Ja kui ta nüüd korraga tahaks, nüüd ma lähen pensionile, hakkan kuidagi nautima, aga mida sa naudid? Sa saad korraga istuda 2 toolil või sõita mitme Rolls-Royce'i või Bentley'ga või mis vahet, kui sul tervis ei ole, sa võid eralennukiga lasta sanitaridel sind kanda sinna ja siis kalamarjad näos sisse seal voodis pikali olles tilgutite all või kuidagi nagu inimesed unustavad täiesti ära, et miks me siia maailma tuleme, on ju. Ma saan aru, et kõik tahavad katus pea kohale, tahavad hästi süüa, tahavad puhkusel käia, reisida ja nii edasi, aga see on ainult üks elu selline nišš, see ei ole kõik. Elus on nii palju asju veel, on ju. Aga unustatakse see ära, siis mul on lihtsalt kurb, kui ma vaatan selliseid inimesi. Väga huvitav mõte, tuli kohe meelde TV-sarja, siis Succession on siuke sari, ma ei tea, kes sa oled näinud, jah. Ja seal siis see vanamherra, kes oli meediamogul, siis tema siis ainukene eesmärk tegelikult oli aru saada, et kes lastest võiks olla siis nii-öelda mantlipärija, aga kedagi sealt vist välja ei koorunud, nagu ma sain aru. Ma tegelikult ei taha saadet ette rääkida inimestele, mis seal ikka. Et kes tahab vaadata, see vaatab. Aga sealt nagu meenutas ka natukene seda, tuli siuke reflektsioon. Et mees siis otsustas, et poogen see tervis, et ma panen tööd. Et ma teen siin teile ja tehinguid ja panen nii kaua, kuni pildi tasku viskan, on ju. Viskas ma ei räägi ühesõnaga ette, aga see reflektsioon tekkis ja siis ma mõtlesin siit jätkuküsimusena panna ka, et aga mis nendest vendadest üldse arvad, kes siis elu lõpuni nagu kuni surmani panevad tööd, et muud elu ei olegi.
et ei ole seda tasakaalu, ongi täiesti obsess ja raha teenimine ja kõik või töö tegemine kui üldse, et võib-olla raha ei ole enam see prioriteet või nagu see peamine põhjus, aga lihtsalt töö tegemine kui selline, et sellest välja ei saa. Et noh, lihtsalt paneb pildi tasku, kui ta tööd ei tee. Aga need sa pead nende käest küsima, aga miskipärast mulle tundub, et nad on väga rahul ja väga uhked, sest hakkab sulle kohe rääkima, et palju mehel peab ikka raha olema ja kuidas raha ja kuidas raha, ei mis sport, perse sport ja ükspuha, mida ma söön ja mis, kuidas sõbrad, millest sa räägid siin on ju, et raha. Et pigem ma tean selliseid inimesi, päris mitmeid on ju, aga pigem üritan selliseid inimesi nagu, sellistest inimestest nagu hoidud, et ma olen nagu elu jooksul suheld inimestega või olnud selles seltskonnas, kus tegelikult ma ei taha olla. Aga ma olen seal sellepärast, et nad on rikkad, kuulsad, nad on vajalikud. Nüüd, elades mingisuguse osa oma elus, ma ei tea, kui nüüd palju siin järgi on jäänud, on ju, siis ma enam ei taha nendega koos olla, kes tegelikult, kellega mul ei ole ühist keelt. Või noh, ma tunnen kohe, et inimene on nagu täiesti ei ole minu maailmas, ma võin kokku puutuda, tere ja see on ka kõik, aga ma valin ise, kellega ma suhtlen, et tegelikult sellistega nagu ei taha suhelda. Aga kurb, lihtsalt on kurb jah, et ta on pühendunud ainult sellele, aga see on tema valik. Noh, et ütleme, elus ongi ju vaata see, et meie teeme need valikud ja ka need tulemid on nagu meie omad või need siis ütleme, need järelmõjud on ju, et see on tema elu, tema valikud ja jumala eest. Seal on kindlasti ka ju vaata ongi mõned inimeste jaoks, et ollagi see absoluutne number 1 või see absoluutne tipp nagu, vaata see ei olegi nagu tavainimestele mõeldud, et ma peangi olema täiesti nagu spordist seal neid jah, näiteks nagu spordis samamoodi on ju, et sa peadki olema see nagu täiesti obsessed või nagu täiesti nagu ühe valdkonna peal nagu hull olema. Et ja see ongi see hind, mis ma olen nagu valmis maksma, on ju, et ollagi nagu see tipp, on ju. Tegelikult ju, kui nüüd inimene ise on rahul ja ta ütleb, et ma tahangi seda, ma saan sellest naudingu, mingid ferromoonid hakkavad möllama kohe, kui ma saan, jumala eest, siis ta leidis oma ja olgu siis. Aga mul tegelikult oli ammu ennem siuke küsimus peas, et sa oled siin läbirääkimistest ennem rääkisime, et sa oled kindlasti väga paljudel olnud ja ma kujutangi ette, et 90-ndatel käis see, ma arvan, täitsa teistmoodi. Kuidas sa nagu seda kahte aega võrdledki, kuidas nagu vanasti tehti mingisuguseid diile, võeti üle ärisid, eks ole, võrreldes, mida sa oled nagu kõrvalt näinud, et kuidas nagu täna aetakse asju, tehakse asju, kas see on ka ikkagi kuidagi seal nii räpane, oled sa seda kõike kuidagi nagu võrdlusesse ka enda jaoks pannud? Räpane. No tänapäeval, kui sa nagu vaatad, kuidas ka asju üle võetakse, tehakse ka väga räpaselt. Et selles suhtes, mis on nagu tänapäeval on see, et tehakse asju väga räpaselt ja väga alatult. Ja seda julgetakse teha sellepärast, et teatakse, et teine pool ei saa midagi teha, et tal ei ole võimekust vastu võidelda juriidiliselt, finantsiliselt ja nii edasi. Siis oli see olukord veidike nagu teine, et kes nagu tegi alatult ja räpaselt, see võis arvestada ka sellega, et ta saab kuskil oma 9 grammi on ju, tina. Aga suures plaanis nagu need olukordas ei saa võrrelda, see ongi see, et kas on loomaaed või see on nagu džungel on ju. Ja see, kes ei ole seda aega ise läbi elanud, see lihtsalt ei saa aru. Me tulime Nõukogude Liidus, kus kõik oli riiklik, kellelgi ei olnud mitte midagi. Ja korraga lükati need aidaväravad nüüd lahti, vasikad mingi nüüd aasale on ju. Ja sa käisid ja kõik oli uus, iga asi oli uus, mingisugune Coca-Cola oli uus ja see oli uus, kus ma tahtsin kõiki asju. Et tegelikult nendest inimestest ma saan aru, et me kõik tahtsime asju, mida meil ei olnud, kuna meil ei olnud neid. Üldse mitte midagi ei olnud. Isegi ju vaata, see oli see, et inimesed teesklesid, et käivad tööl ja Nõukogude riik teeskles, et maksab palka. Kuna töö oli pask ja see tasu oli ka nii pask, et selle eest ei saanud mitte midagi. No ei olnud mitte midagi, poes järjekorrad on ju. Ja oli, kui sa said mingid leiba või mingisugust, ma ei tea, jahust tehtud vorsti, see oli väga hea, kui said on ju. Et nendest inimestest ma saan aru, et nad olid obsessed mingite asjade peale, aga tänapäeva maailm on hoopis midagi muud ju. Et tänapäeval neid asju toodetakse kogu aeg nii palju, et ma arvan, kui selline majandusmudel ja ka selline poliitmudel veidi õiglasem oleks, siis tegelikult meil oleks ju kõikidel kõik asju piisavalt. Nagu ma ütlesin, et ei saa korraga viia Rolls-Royce'iga sõita või viia lennukiga lennata või kuskil tuleb piirid ette, et kuskil on too much is too much, et sa ei saa seda. Aga need asjad ei saa võrrelda, et siis oligi selline mingi kauboi kapitalism ülesehitamine aga üks asi, ma nüüd loodan, et sellega keegi tänitama ei hakka, on ju, kuskil keegi kuuleb, ta on ikka pätt, on ju. Selle ajal oli mingi autunne oli suurem. Sellepärast oli, et
oli ka see karistuse oht, et võis juhtuda. Ja siis see autunne, et nii ma nagu ei tee, et terve linn hakkab rääkima, et kui jätistad on ju, et lasi üle kedagi ja tegi niimoodi, aga tänapäeval on näed, ei, see on ju äri, kuule näed, see kuskil oli aktsiatega ja vähemusse, tal ei olnud investeerida, nii palju me võtsime üle ja ma olen seda ise läbi kogenud nagu kordades ja näed kõrvalt veel, mis nagu toimub, siis see toimub kogu aeg ju. Ja see on alatu ja need inimesed ei löö pilku maha, kui sa lähed. Vastupidi, ta käib ringi selg sirges, et tema on ju tegija, ta suutis kedagi petta. No, vaata nüüd, et selle üle tuhke ole, et sa suutsid kedagi petta või. No, minu jaoks ei ole, minu jaoks oled see jätis. Ja. See ei ole... Kas rahast rääkides korra tulime, ma arvan, mingitel hetkedel sul on olnud seda rohkem, mingitel hetkedel vähem ja nii edasi. Kas sa oled ise kuidagi nagu üldse ajanud seda nagu taga ka, kas või noorena nagu, et ma kuskilt pean nagu palju rohkem saama või see on lihtsalt mingil hetkel kahtled selles või? mingil hetkel tulnud kuidagi loomulikult lihtsamalt ja kuidagi niimoodi on läinud või mis suhe sul täna sellega on? Võtad seda kui sellist energiat või? Sellega on selline, miks ma võtan endale julgus rääkida nendest asjadest, mida ma räägin ja arvustada mingid asju, on see, et ma olen selle ise küll läbi elanud, ma tean, millest ma räägin. Ja kui ma räägin, et see on vale, siis ma tean, et ma olen seda teinud ja ma tean, et pärast sa tunned piinlikkust, vähemalt mina olen tundnud piinlikkust, et ma olen teatud asju teinud. Ja nagu ma rääkisin just Nõukogude ajast tulles, siis me kõik olime obsesse, raha, ja see tundus raha. Mida rohkem sa teenid, seda parem on, kui keegi oleks küsinud, et palju sul siis vaja on, mul oleks öeldud rohkem. Mina pean ikka olema Eesti esimene $1 miljardär, Venemaa naftaväljad ja nii edasi, on ju. Et kogu oli vaja rohkem. Ja ka siis, kui sul ei ole, siis ma olen elanud mingisugune aeg päris palju ajast sellisena, kus ma pean näitama, et mul on. Tegelikult meil on võlgu, sõidan Bentley'ga, ihukaitsetega, mul ei ole seda võimalust, meil on võlgu ja näitan, kuna ma pean olema, ma olen vaat selline inimene. Ja mingil hetkel siis kõik ei jõua sinna. Ma olen pannud tähele, mingil hetkel jõuad sinna, kus on täitsa suva. Mina olen see, kes ma olen, kas ma tulen Bentley'st välja või trammist välja, ma olen sama meelis, täpselt sama meelis. Kuna mina ise sees olen, teen ise endaga rahu ja midagi huvitab, mida teised arvavad. Mitte see, et ma halvasti kellestki teisest arvaks, aga nende arvamusi läheb mulle korda, kuidas ma ise ennast tunnen. Hea võrdlus on see, kui ma hakkasin kandma ülikondi, šikke nagu teie praegu on ju, siis oli sellepärast, et ma tahtsin impressida teisi, näidata neile on ju. Ja nüüd ma kannan ülikondest, mulle meeldib käia ülikonnas, see ongi see vahe. Ja siit tulebki see nagu rahasse, et rahal võib olla ju hea energia, halb energia, kas sul lähevad silmad suureks, sa teed kõigile halba, et saada võimalikult rohkem raha on ju. Või siis sa teed asju, mis teeb meie elu lihtsamaks, paremaks, odavamaks, ma ei tea, mingid platvormi uusi, kirjutad hea raamatu, mis meeldib kellele, on ju. Näiteks. Teed filmi hea, whatever, teed mingid asju, mis inimestele meeldib ja saad ka ise sealt tasu, mis laseb sul elada mõnusalt, mugavalt. See on tegelikult selline ka hea energia ju, on ju. Mul oli siin üks huvitav küsimus, aga tegelikult sa juba puudutasid seda vahepeal ka, et kui sa pildis ei olnud, sa just mainisid ka, et ma pidin mingi hetk näitama. Et võib-olla sa täna oled natuke rohkem pildis, mingi hetk oli jälle natuke vähem, see võib-olla käibki natuke oodega. Mis sa tegid siis? Miks tegelesid? Siis ma saan aru, et sa oled väga palju enesearengusse aega ja energiat pannud, aga see viibid sellisesse huvitavasse situatsiooni, millest ma nähtavasti järgnevates lugudes, raamatutes, järgides räägin siis, et ma vaatan vahel, kuidas inimesed lalisevad mingi väikse probleemi üle. Ma ei tea, võtame, et tal on 1 miljon, ta jääb, ma ei tea, 100 000 ilma, et ta on nõus minema üles pooma ennast ja kurdab ja nutab ja inimesed lähevad tülli, omavahel mees-naine ja juba ta on nõus, ma ei tea, mida tegema, et sellised väiksed asjad. Okei, ta on mitte nüüd elukaaslasega tülli minek ei pruugi väike asi olla, aga ma toon nagu näited, et see ei ole selline, mis on fataalne elus. Ja ma vaatan, kuidas see öeldakse, fragile ja kuidas me oleme, kui nõrgad me tegelikult oleme sellised, et me ei suuda eluga hakkama saada. Ja siis ma vaatan seda kõrvalt, kui ma mõtlen, kas tõesti või see, et näed, inimesed on täitsa, oi, mul on nii raske, oi, mul on nii halb, oi, ma teen seda. Ja mis sul viga on siis? Kui Meelis, anna mulle nõus, oled kõike näinud, anna mulle, mis sul viga on? Tead, läks minema, pakkis asjad kokku, läks minema, võttis kõik kaas, mis ma nüüd teen, lähen poole üles seda. See on mingi lihtne näide, on ju. Või äridega ei lähe päris nii, nagu läheb, nagu see katus on ja on, kõht on täis, on, et milles see probleem on? Aga kus ma nagu tahtsin selle jutuga jõuda, oli see, et elus on nagu erinevaid raskusi. Elus on, kõik kardinaalsem näide on, keegi laseb su auklikuks või haiglas, on ju.
siis on järgmine, siis on näide, et ma ei tea, süda ütleb üles või mingi füüsiline ja mingisugune, siis on probleem, et sul depressioonis oled, siis on probleem, et naine jätab su maha, siis on probleem, et sa lähed pankrotti, siis tegelikult neid nagu võib nagu lugeda mingisuguse, palju ei saa, ikka mingisuguse koguse võib nagu lugeda. Ja minul on elus selline periood, kus siis ma arvasin, et ma olen kõik need nagu elutormid läbi käinud. Ja siis korraga, see on kuskil vist film ka, ma kutsun seda kõikide tormide torm, siis kui ütleme aasta jooksul juhtub sinuga kõik asjad. Inimene, kellesse sa uskusid ja arvasid, et tema on minu selline tugipuu, kust mina kinni hoian. Mis kui tugipuu saab teine inimene sulle nagu niimoodi olla, jabur on ju. See on nagu see, nagu öeldakse, et oma mehed selja taga olema nagu kivi seina taga, kas meie suhtes on kivi seina vaja siis on ju. Et ühesõnaga inimene, kellesse sa nii usud ja arvad, et see nüüd on raskel hetkel, see peab sind alt, on ju. Siis äripartnerid peavad sind alt, on ju. Siis keha lastakse auklikuks, siis infarkt, siis veel mingid tervisehädad, siis pankrot veel, siis see häda, et see oli mingisugune, kõik need 7 tormid olid ühel hetkel, see on see perfect storm. Ja vot sealt nüüd siis välja tulla, see võtab aega. See, nagu mul meeldib öelda, kui sa arvad, et sa oled kukkunud põhja, siis see ei ole nii, sest põhjas on muda meetrit ja kui sa võtsid vajuda ja te lihtsalt ei kujuta ette seda, mis tunne see on, et sa hommikul tõused üles, öö läbi maganud ei ole, aga pead ikka üles tõusma ja ühtegi valguskiirt ei ole, sa tead, et sul on kohustusi ja need kohustused on sama pikad kui 4 aasta. Ühtegi lootus, kus sa midagi nagu tegema hakkad, midagi ei ole. Siis kuskil istuvad mingisugused politseiametnikud, kes arvavad, kurat, Meelis on ikka pätt, me peame ta midagi välja mõtlema, et saaks ta kuidagi kinni võtta. Ei ole, aga mõtleme välja. Siis keegi kuskil arvab, et kurat, et see Meelis ikka meid segab, et ühesõnaga, et lähme õlitame need kalašnikuid ära, on ju. Ja nii edasi, eks. Aga sa pead üles tõusma, tahtsin öelda juuksed ära kammida, mul ei ole midagi kammida. Pesen näo ära ja välja minema ja ma ei saa väljas olla. Selline sa pead olema ju, on ju, sest et kui sa ennast nagu käies või ütleme nagu siis oma selle olemuse ka lased täitsa nagu niimoodi, siis sa lähedki, siis ongi see, et siis parem mine sealt Tabasalu panga pealt hüppa juba alla, on ju. Ja siis võt sealt välja tulla sellest, mitte siis ütleme nagu haarates mingisugust, lihtne vajutada päästikud, et lõpetada oma see miserable life ära, on ju. Võt sealt välja tulla, võt see vajab aega, aastaid. Käis läbi ka või? Ei muidugi käis, et see nagu on nagu selline nagu periood, mis siis nagu ütleme, ja aga see on selline test, see on testi, see on, sellest tuli vaja läbi käia, et saada aru, mis mu sisemuses on. Vaata, inimene võib arvata, oi, mul on nii kõva mees, kui mul läheb kogu hästi ja siis kui juhtub esimene apsakas, ta laguneb laiali, on ju. Selleks, et aru saada, mis minu sees oli, pidiki tulema kõik need erinevad katsumused, need eelnevad katsumused olid siis treening selleks 1. Ja sealt tuleb välja, kes sa oled ja kuidas sa tuled välja. Kas sul on need omadused ja kas sa suudad sealt välja tulla ja kas sa suudad tulla tugevama, targemana ja parema inimesena välja või ei suuda. Sellel hetkel, kus sa oled nagu nii põhjas, et sa mõtledki, et nagu mul ei, mille nimel ma siis üldse enam elan. Kõik asjad, mis nagu silme ees on, mille nimel sa võib-olla olid elanud, olid töötanud, need tugisikud, kõik need asjad, nothing, mitte midagi ei ole. Mis on kui sa mäletad, mis on see sisekõne nagu, mis paneb sind nagu edasi liikuma, et nagu et sisekõne oli kogu aeg, sa oled loll jobu poo üles ennast, loll jobu minu Tabasalu panga pealt alla, see on sisekõne. Ja siis sa üritad leida enda jaoks. Kõigepealt üritad leida, et sul on mingisugune põhjusstiimul, et miks sa pead edasi minema. Mul omal meeldib hästi väljendada, sõidad, elu on selline, sõidad mida mägi teed, sinka-munka, pimedas on ju, ja tuled näitavad esimese kurvi ja sa tead, mis selle taga ootab, on ju. Seda on lihtne rääkida, aga kui sa selles situatsioonis oled, siis püüa niimoodi käituda, kui sul ei ole mitte midagi ja sul ei ole mitte midagi aastaid. Ja kui koputavad kuklasse igasugused probleemid, mitte koputavad, virutavad nuiaga, on ju. Ja siis leida seda põhjust, siis hakkad mõtlema, et okei, et näe, mul on ju lapsed, pojad, nende nimel, siis mõtled, et tegelikult mul on probleem neile. Ja siis käib see kahekõne. Et kuidas tulla. Nii, siis ma hakkan nüüd lugema mingisugused raamatud, loed mingisuguseid stoitsismist ja nii edasi, on ju, ja vaatad, et nad nagu kirjutavad, aga kas seda ise on nagu elanud või nagu proovinud või ta lihtsalt on mõelnud neid asju välja. Sihukest filosoofilisi nagu neid erinevaid väljendeid, löö net lahti, see on täis erinevaid quote, on ju, üks parem kui teine ja mõni õpib nagu papagoi ära ja pasundab neid kogu aeg, ta oli ise mitte midagi teinud, läbi elanud, on ju. Ja võttes käibki see kahekõne ja võitlus kogu aeg iseendaga, et sa ikkagist jõuaksid. Ma ise muidugi usun, et meile kellelegi ei anta rohkem kanda, kui me jõuame.
aga noh, kas päris nii on, vaata mõni ikkagi kukub ära, et ta ei suuda kanda, et see päris nii vist ei ole, on ju. Aga jaa, see on tohutult raske. Mis oli võib-olla see, oligi siis nagu sel hetkel lõpuks see nagu eesmärk, mille nimel sa tulid tagasi? Oli nagu mingisugune asi, vaata ongi, noh, nagu sa ütlesid, et sa ütlesid, et noh, on ja lapsed, on ju, aga näed, et tuli ka see kõne, et ma olen neile võib-olla koormaks. Aga mõnel võib-olla sellisel hetkel tekibki see, et noh, ma teen seda nagu poja nimel, sest ma ei tea, noh, ma olen talle ikkagi meeletu eeskuju. Et mis oli, kui sa oskad öelda, mis oli võib-olla see üks või ma ei tea, 2 asja, mis olidki need, et vaat nende nimel ma teen, või noh, et ma tulen siit välja. Mind nähtavasti aitas paar sõpra, kes jäid mu kõrvale, noh, kes ikkagist on ju, siis mind aitas kindlasti sport, see, et ma käisin iga päev trenni tegin. Ja kui sa paned omale vere liikuma, teed trenni, see annab sulle positiivse emotsiooni, mingil määral, ükspuha, kui halvasti sa ennast tunned, sa lähed, teed trenni ära, lobisid seal kellegi ja teed trenni ära ja siis sul tuleb nagu teine emotsioon peale veidi. Ja siis kõik see muu, noh, et see ütleme, sa ikkagist, mul on tema jaoks vaja teha seda, et mitte täiesti ära kukkuda, on ju. Hoidsid seda rutiini lihtsalt ja see aitas sind läbi. Et sa on nagu kõrbes, on ju, et sa ei tea, kaugele sul on minna ja sa tunned, et sa ei jõua ühtegi sammu astuda enam. Sa kogu lähed samm ja sa võitled iga sammu pärast. Aga võib-olla on sul minna, ma ei tea, 100 meetrit 100 sammu, aga võib-olla sa minna veel, ma ei tea, 3 kuud. Sul on vett, sul on midagi, sul on pikale kukkumas ja sa võitled iga sammu pärast. Ja mingil hetkel sa ei saagi nagu aru, et ma olen sellise maratoni läbi käinud ja nüüd ma olen hoopis teises kohas juba, et tegelikult see kuidagi, see ei ole kunstlikult, et nagu võiks nagu palju rääkida, ei, ma võtsin tema nimel ja nüüd ma läksin ja tegin ja siis räägid sellest, kas see ikka on päris nii. Ja tegelikult sa nagu võitled iga sammu pärast ja korraga avastad, et ops, ma olen hoopis teises kohas juba, et ma ei ole seal enam. Ja, et nagu see, ja ma arvan, see on üldse väga hea lähenemisviis, et võib-olla kui on väga raske, et selle asemel ma mõtlen, et see vesi on seal nii kaugel, noh, ja see tundubki nii kauge ja siis ma ei teegi midagi, on see, et ma, ühe sammu ma suudan ikka teha, teise sammu ma suudan ikka teha, ma suudan ühe veel teha ja nii ma nagu lähen. See on, see meenutab seda Wim Hofi neid külma neid challenge'id, aga vist, ma ei tea, kui paljud teavad, aga see vend on kõrbes ka jooksnud maratoni. Ja et noh, põhimõtteliselt ilma veeta, vähemalt tema lugude järgi, mis ma olen siis kuulnud, aga ja inimesed tegelikult erinevaid ekstreeme, üks on nagu Wim oma külma ja jooksmisega, teine oli vaata mingisugune Briti jookse, kes tegelikult jooksis siis, ma ei tea, ta jooksis vist läbi Aafrika, et tegelikult iga päev jooksis ta maratoni, on ju, aga noh, see on ka, ütleme, et mida me tahame, kas me tahame ennast viia piiri, ütleme, võimete piirist üle või me tahame teha teatud asju tervislikkuse seisukoha peal, kui sa tahad tervislikkuse seisukoha peal, siis täiesti väär. No see on ikkagi sul seal lihased, ma ei tea, seal luude küljest lahti ja ma ei tea, mis seal kõik nagu tuleb, on ju. Aga kui sa tahad sealt üle saada, see on nagu teine asi, on ju. Kus ta on kordi küsitud, et kuule näed, et mul on nii raske ja nii see ja anna mulle mingisugune, inimesed tahavad lootust ja nüüd, kui sa suudad soovitada midagi, tema ju andis, tema ju rääkis, ta on läbi kogenud ja mingi lootus, see, mida me tahame tegelikult on lootus, et see tuleb, kannata veel, tuleb, natukene kannata veel. Me suudame tegelikult tundvalt rohkem, kui me arvame, kui meil on see lootus. Ja kui see lootus kaob ära, no siis on selline. Huvitav jah, et see on niimoodi, et läbi aegade ju ka samamoodi erinevad regioonid ja kõik, kes on seal siis nii-öelda pääsma tulnud inimkonda ja nii edasi, et see on nagu selline lootus, et noh, tema on nii suursugune kuju, on ju, noh, kas või võtad piiblist, on ju, et Jeesus on ju, oli nii suursugune kuju, et tema pärast, noh, tema on see vend, kelle pärast ma pean elama, aga see vend ütles siis selle peale, et kuule, et vaata enda sisse, et mis sa siin mind jälgida, aga noh, see on jälle see huvitav paradoks, et inimesed tahavad seda nii-öelda kõrgemat missiooni saada. Kas teile omane kuidagi see ei ole nagu selline paradoks, et mulle kuidagi jääd nagu selline mulje, et kui inimkonnal on rasked ajad, tsivilisatsioonil, riigil, whatever, siis inimesed võtavad kokku ennast sihipäraselt ja saavad asjadega hakkama. Ja tundub kuidagi, et kõik oli suhteliselt normaalne. Ja mida kergemaks meil elu läheb, seda rohkem me hakkame vinguma ja tegema selliseid asju, et me hakkame ise endale probleeme tekitama. Ma olen nagu selline. Nii palju, kui igav hakkab. Ma olen seda täpselt. Ja see on ju ka väga suur probleem sellistel ulmerikastel inimestel, noh, nagu nendel Hollywoodi staaridel, miks nad tihtipeale teevadki täielik veidruse ja aburusi, on see, et mida sa teed lõpuks. Sul on nagu see, et noh, tööl ma nagu käima ei pea, mingisugust sükest võib-olla otsest missiooni ei ole, sa lihtsalt elad, kulutad, aga mis sa siis tegema hakkad? Ja ma arvan, me võime kõiki oma näidete puhul nagu
öelda, et kui meil on seda nagu liiga palju seda vaba aega või sellist nagu, siis sa hakkad mõtlema endale mingisuguseid X-tegevusi välja. Noh, saad aru, kui sul nagu, mul ei ole nagu mitte midagi teha, siis sa teedki võib-olla midagi sükest, mis sa pärast mõtled, et nagu täitsa mõttetu. Või noh, nagu ei olnudki mingisugust nagu eesmärk. Ka mul on endal elust näide tuua, et on olnud päevi, kus sa vaatad, et noh, et peaks nüüd need asjad ka nagu ära tegema, et paned ju to-do listi, paned kirja, et vaatad, et siin on nagu target ja need peaks ära tegema, siis vaatad, et aga päeva lõpuks, et see ju tegelikult väärtust või käivet ei loo, et mis ma siis teen seda et jälle vaata, siuke sama väärtuse käive, see tuletab mulle meelde nagu sellist asja, kuidagi selline lihtsalt ettevõtluse asja. Meil kogu aeg nagu siis, et sa pead midagi tegema, sa pead midagi tööd tegema, see on vanadelt eestlaselt juba nagu tulnud on. Ja siis oli selline hea öötus, mis mulle nagu meeldis, et üks siis küsib teise käest, kuule, et kui sul oleks selline, ma ei tea, kuldkalakese soov täita või niimoodi, et ühesõnaga, kui sul oleks selline võimalus valida oma unistuse töö, et vali oma unistuse töö, millise töö sa siis valiksid? Siis ta mõtleb, ütleb, ma ei saa aru, et kui ma saaks nagu unistades saada selle, mida ma tahan, siis miks ma peaks tööd valima? On ju? Et võiks peaks töö olema, et mis see töö on, kuidagi nagu selline, et nagu seostatakse ennast nagu tööga, et ütleme, sinul otse, et sa oled pankur, sa oled bussijuht, sina oled ehitaja, sina oled ametnik, kuidagi nagu töö järgi sillistamine, et ma saan aru, inglastel on hea väljend, et what are you doing for a living, et mida sa nagu, et selleks, et nagu elada, ma saan aru sellest, aga kas sa oled siis sina või? Kuidagi nagu selline jõuamegi sinna tagasi, mis ma alguses ütlesin, et kuidas ma siis kutsun sind, et tulimegi sellega sisse, et me sildistame inimese nagu tema tegevuse järgi, on ju, et et me peame ta nagu kuskile kasti panema, et kes ta siis on nagu huvitav. Aga ma korra tahtsin küsida siukest asja, et kuna sa ütlesid, et sa oled auke täis, nii-öelda, eks ole, selliseid ma ei tea, mina ei kujuta ette. Kas sa nagu mäletad, mis oli sinu elu nagu kõige hirmsam hetk, kus sa võib-olla nagu tõsiselt tundsid nagu, et ma nagu kardan? Või on sul üldse nagu siukene mälestus, et nagu, sest ma kujutan ette, kui inimene teeb igasugust asju ja ta saab siis kuuli, siis ma arvan, et enamus inimeste jaoks on see, et rohkem ma ei tee või nagu rohkem ma ei torgi või nagu täiesti eemale, ma tee mida iganes mulle võib-olla öeldakse või mis iganes. Aga et nagu ma teen ikka neid asju, mis ma sel hetkel arvan, et on õiged ja ma liigun seda teed, mis mul on vaja liikuda, isegi kui mulle tehakse seda 1 kord või 2 korda või 3 korda, et kas sa mäletad, et kas sul oli ka mingi hetk, kus sa olid nagu tõsiselt nagu hirmul? Esiteks ma arvan, et see inimene, kes ütleb, et ei karda mitte midagi, see on 2 varianti, kas ta on silmakirjalik või ta on loll. Sest inimesel alati on midagi, mida karta. Ma ei tea, kui sa ei karda oma elu pärast, sa kardad lapse pärast või selle pärast, alati on mingisugune see on. Et selles suhtes loomulikult oleme hirmu tundnud. Nüüd see pool, et kui midagi juhtub, et siis pärast mõtled, et ma enam seda nagu kunagi ei tee, muidugi ma olen mõelnud. Seda ma nagu arvangi, et selline arenemisvõimeline ja mõistlik inimene kahtleb. Ainult selline sotsiopaat või psühhopaat ei kahtle, arvab, et tema teeb kõik õieti. Ja neid on päris palju, kes arvab, ei ta teeb õieti ükspuha, kellele ta nagu jalgadega, muidugi on, sest tegelikult nemad saavutavadki elu, sest see inimene, kellel on empaatiavõime, jõuame välja sinna tagasi, või kes kahtleb asjades, ei, kas on ikka õige tegu. Võtame natukene lahku, et ma pidasin silmas kahtlus seda, et kui midagi juhtus, probleemid, oled seal haiglavoodis, ma ei taha, kurat, ma lähen kuhugile maale, mul tonni ela, mul ei ole üldse mitte midagi vaja, loomulikult on. Siis jõuab aeg minna sinna mul tonni, see lähe, hakkad ikka tegema oma asja, on ju. Aga see, mis puudutab sellist psühhopaate ja sotsiopaate, siis tänapäeval on neid kõige rohkem poliitikas ja rahanduses. Ja seal nad ronivad. Sellepärast, et kui sa küsid nagu, et poliitik on amet, siis ma nagu ei saa aru, et mis asi see amet peaks poliitikul olema. Miks nagu teeb mingid tüübid, mul on mingid veendumused, ma olen näiteks Keskerakonnas, mul on mingid veendumused, poliitilised veendumused, ma olen seal, ja siis vaenlane on kes? Reformierakond. Need on pahad. Aga korraga mul on Reformierakonnas. Aga kus su veendumused on ja kus siis poliitik või veendumused ja need põhimõtted ja asjad, polegi nagu mitte midagi, et see tantsetrall käib, aga mida te teete seal? Ma tahaks nagu küsida, nagu sa enne hakkasime rääkima, et siis, et inimene peaks küsima enda käest üldse elus noorena, et ühesõnaga, mida ma tahan, miks ma tahan ja mis võimekus mul on seda saavutada, on ju.
me valime inimese ennast nagu juhtima, aga mitte keegi ei küsi selle käest, et mida nad seda tegema lähevad. Ei no lugege meie manifestis, on 500 lehekülge pikk, me seisame, me hoiame teie, räägi, mida sa lähed tegema sinna, vaikus. Ja me kõik nagu valime tüüpi ja siis ta postitab mingi tüüp, kes ma ei hakka nime ütlema, kes Keskerakonnas Reformierakonda hüppas, on ju, võib-olla tore poiss on ju seal, siis postitab kogu aeg sotsiaalmeedias, hüppab üle lõkke, tegib seda ja seda. Ja me nagu, oota, kas me klouni valime endale tsirkusesse või? Me valime enda juhte, kas me tõesti nii rumalad oleme või? No kui teil on mingi ettevõte, on ju, te valite omale sinna partnerid või töötajaid, whatever, te väga vaatate, et kui õppimisvõimeline ta on, kui nagu pädev ta on, kas ta on aus või nagu petis, kas ta sobib meeskonda, mis tehnilised võimekused tal on ja nii edasi. Aga neid me valime midagi, lihtsalt valida mingisugused tüübid, kes hüppavad üle lõkke või kannavad ilusama kleiti. Ei, see on tore mees, ei, see on sümpaatne naine, ta on tore inimene. Tõesti või? Ennast juhtima. Kuidas nii on? Mis tegelikult on ju kõige tähtsam. Noh, vaata, mõni majandusinimene ütleb, ei, et riigi roll peab olema äärmiselt väike, siis kõik läheb hästi. Noh, rumalamat juttu ma ei ole kuulnud. Sest tegelikult riik on see, kes peab tegema nüüd, vaata, see tuba on meie, ütleme riik on ju, see riigi roll on teha see tuba nagu selliseks, et siin lõuks õitsele kõik. Et Eestisse tahaks tulla igasugused investorid, noh, ma ei pea silmas mingisuguseid triljoni ärisid, on ju, ma pean silmas sellised mingisugused väiksema keskmise suurusega, Euroopa on täis, Rootsi, Holland, Belgia, et tahetaks siia tulla ja midagi teha, et Eesti lõuks õitsele, eks ju. Ja tegelikult meil on vaja neid inimesi, sest kui need reeglid on, vabandega väljenduvest nirud, siis see sureb kõik välja. Hispaanias soomlasi on 5,6 miljonit ja Hispaanias elab praegu sama palju eestlasi kui soomlased, no kuidas saab niimoodi olla siis. Eestis jooksevad kõik minema ja meie siis valitsus ütleb, või kõik läheb hästi, kõik läheb ainult tõusvas joones, kas tõesti või? Me oleme seal edetabeli lõpus ja keegi nagu ei küsi, miks ja kes seda tegi ja ikka valime samas inimesi, täiesti jabu. See on huvitav, et sa tõid selle mängu, sest mulle korra peas käis see mõte, et aga ma ei tea, kas ma süübin sinna või mitte, et meil on 8 kvartalit olnud majanduslangus Eestis, pea 9. Meil on kõige, no mitte kõige kõrgemad, aga ühed kõrgemad hinnad terves Euroopas. Inflatsioon on kõige suurem olnud. Aga palgad? Jah, täpselt. Ja tekitab küsimusi, et kui riigieelarve on 11 miljardi pealt läinud 4-5 aastaga 18 peale, kus kohas on tekkinud kulu? Ja mille arvelt? Ja kellele? Ja miks siis on nii keeruline, sellepärast et noh, rääkides ka erinevate majandusanalüütikutega, siis riigivõlg ei ole nii suur kui ettevõtete oma protsentuaalselt, nii-öelda, võrreldes siis näiteks Lõuna-Euroopaga või Põhja-Euroopaga, noh, Põhjamaadega. Et ja ebatavaline olukord Hispaanias majandus on tõusujoonel, mis üldiselt Euroopas väga nagu ei ole standardne. Me jookseme sinna pakku ja kuna sõda hakkab kohe ju. Ei noh, ei tea, et selles mõttes, aga mis sa üldse nagu selles mõttes näed, et nagu suuremal tasandil, et noh, riik on ka organisatsioon. Noh, võid seda nimetada ettevõtteks, võid nimetada seda spordimeeskonnaks, kuidas iganes. Kõik täidavad mingisugust oma rolli. Kas meil on siis tõesti nii tugev juht on puudu, see coach on puudu, kes paneb mängijad mängima või ei ole seda playbooki nii-öelda, et mis plaani järgi mängida? Hakkame ühest otsast. Hakkame sealt pihta, et maailm on muutunud. Need reeglid või ütleme, need plaanid, mis oleks toiminud 30 aastat tagasi, need toiminud. Maailm muutunud ja muutub tohutu kiirusega, millest sa saad aru, on ju. Teine on selline, kui me nüüd vaatame Eestist, siis tegelikult on ju super koha peal, täitsa tipp-top kliima, noh, võib-olla vahel talv on pikk, on ju. Inimesed nagu tunduvad, kui sa räägid, tunduvad suhteliselt mõistlikud, targad, nutikad, isegi kui empaatiliselt suhtuda, siis nad ei olegi isegi nii kurjad ega pahad, ega saame nagu hakkama. Tegelikult nagu super koht võiks nagu elada õitseda, on ju. Ja kuidas me nagu saame nagu nii käpuli olla omadega? Nüüd mina arvan, et see probleem on selles, et puudub visioon. 30 aastat tagasi meil oli visioon, meil oli NATO, Euroopa Liit ja euro. Ja me kõik, läksime, me tegime ära selle. Ja siis tulidki sellised, ma ei tea, sellised, kellel ei olnud mingit nägemust, kui sa küsid üks vana peaminister, ta ei olnud vana, tule noor poiss ja peaminister, küsid, et millega sa siis tegeled? Ei mikrojuhtimisega, kõik on ju super, on ju. Siis tegelikult nad ei juhtinud mitte midagi, maailm muutus, arenes ja meie vaikselt tiksusime kaasa, meil puudub visioon. Ja mida mina arvan, mida tuleks teha, et me ei rabele välja sellest muul moel, kui tuleb keegi, kellel on visioon. Ma rääkisin, tegeline Sonja Svani on, see on väga hästi läbi, tegid Singapurist, on ju.
ja siis Sonniga rääkisime ja mulle meeldib nende nagu see nägemus, et Singapur kusagil, ma ei oska öelda, võib-olla 50 aastat, võib-olla veidi vähem aastat tagasi, 40 aastat tagasi oli selline täiesti selline mõttetu soine mülgas. Niisi. Ja siis tuli üks tüüp, ütles, näed, temal on visioon. Kui te nüüd mind nagu jälgite, mitte jälgite, vaid kui te nüüd annate mulle võimaluse teha seda, mida ma tahan nagu teha, siis me oleme üks õitsvamaid keskkondi maailmas üldse, mingi 20 aastaga. Ei varasta, mina ei varasta, teeme seda. Tal oli visioon ja kuidas ja tal oli seal üks siis Hollandi partner või ütleme selline nagu ka, kes siis, mitte partner, vaid selline ütleme selline nõunik, kes siis käis välja selle idee, kuidas Singapuris teha selline õitsev keskkond, siis tegelikult oli ka middle of nowhere ja mida sa teed seal ja nad leidsid selle. Ärme hakka nagu sügavuti minna, mis on ju, aga meil on see puudu ja meil on puudu see, et see, kes tuleks visiooniga ja see oleks ka siis ütleme üks puha, kas ta on mees või naine, aga et oleks munad, julgus teha seda ja öelda ausalt välja, et näete, olukord on selline, me oleme täielikult pasas. Me peame tegema seda. Kas me tõmbame püksi riima koomale? Mina tõmban samamoodi. Aga sellest me saavutame selle. No kus need tüübid on, kes rääkisid, et me oleme 5 aasta pärast Euroopa 5 rikkama riigi hulgas? No kus nad on? Kas inimesed meenutavad või ei meenuta? Kus on need, kes sellest elektrist ja sellest tegid nagu sellise lukskauba meil? Kas keegi meenutab või ei meenuta? Hüppavad ühest parteist teise, kui inimestel on nagu haugi mälu. Aga selline liider, karismaatiline, julge väljaütlemisega, et näete, ma olen pasas, aga teeme niimoodi, jõuame sinna, kas te tulete ja kui ma ise eksin, ma lähen ära või saan karistada. No. Aga tänapäeval nagu see on selline, isegi see kuidagi nagu see, et riik pankrot ja paska viia, kes vastutab, ei tea. Kui sa ettevõtte viid, siis pankrotis sina vastutad ju on ju. Ja see vastutusvõime ka täiesti null ju on ju. Ja küsitakse, kes siis vastutab, ei tea. Kuidas juhtus? Ei tea. Euroopa Liit vastutab. Ja siis nad hüppavad seal kantsleri kohalt, ühes kantsleri koha peal, teise kantsleri koha peal ja sealt sinna mingi oma ringmäng käib, millest tavainimene ei saa mitte midagi aru. Ei saa aru, et kes riiki juhib ja mida me teeme. Siis jagatakse jälle enne valimisi pastakaid ja neid ja vali minu poolt ja mis sa teed. Aga me oleme nii toredad ja oleme tolerantsed kõikide vastu ja teised purutatud ikka rauale. Ei, kõik neegrid ja geid välja, need on kõik selles süüdi ja siis inimene on ja see on siis lahendus või? 2 äärmust. Jabur ju, lihtsalt jabur. Jah, ütleme huvitavas olukorras Eesti... Ei, see on selles mõttes, aga see on, ma arvan, see ongi üks põhiprintsiip alati, no, mida üldse mul meeldib nagu küsida ja ma arvan, see on nagu igas olukorras, et okei, aga mis on meie eesmärk? Noh, seesama, et kui meil puudub visioon, kui meil puudub eesmärk, siis kuhu me liigume? Ja see on seesama, et noh, nii mitu korda vist seda näidet ka toonud, et kui sa hakkad autoga sõitma, aga kuhu sa sõidad, kui sa ei tea, kuhu sõita. Ja nüüd on veel parem, kui sul on selle jaoks mingi Waze või Maps, et noh, see tundub kõige võib-olla lihtsam või kiirem teekond sinna, on ju. Et aga kui mul seda ei ole, siis ma lihtsalt sõidangi ringi ja nagu ei olegi... Äkki läheb paremaks. Äkki läheb paremaks. Selle kohta öeldakse vist, et äkki tuleb püksi. Jah, just. on öeldud seda. Aga meil on üks huvitav lemmikküsimus ka tegelikult, mis me tavaliselt igalt külaliselt küsime. Jaa, sa võid tegelikult seda küsida, jah. Kuna igal inimesel on nii-öelda erinev arusaam sõnast võitmine või võit, siis me mõtlesime, et võib-olla küsiks, kuidas sina suhestud sellega või mis see sinu jaoks tähendab? Ma natukene pikemalt võib-olla siis ütleks selle kohta niimoodi, et ma olen õppinud oma elu jooksul seda, et kui sa saavutad mingi sihi ja näed selle jaoks vaeva, ükspuha kas raha teenimisega, kas mingi uue asja õppimisega või spordiga ja sa näed vaeva ja saavutad selle, see on nauding, see on võit. Sa võid teenida miljoneid, lihtsalt kukub ja samamoodi ta kaob ära ja sa ei tunne seda emotsiooni. Selleks, et tunda seda mõnusat naudingu emotsiooni, võidu emotsiooni, pead sa vaeva nägema ja siis saad selle. Vaat mul assotsieerub see sellega. Tegelikult me enne ka puudutasime, et vanasti võib-olla oligi see võitmine tähendas seda, et ma teen kellegile ära. Ma alistasin, ma panin teda nagu kehvasti tundma. Anja, versus ka võib-olla see, et okei, kuidas me nagu koos saame võita. Exactly, arvestades veel seda, et tegelikult maailmas kõik suured asjad on saavutatud koostöös ju. Ja siis me jõuame jälle selle empaatia võimeni koostöös teiste inimestega koos midagi teha. Et kui sa üksi midagi tegid, no sa ei saa, ja kui sa oled suhkune türann ja kuidagi selline, kuidagi. Kõik suured asjad on koostöös, ei ole selline, isegi mingid sõjad, kuidagi, kui me nüüd vaatame, esimene maailmasõda me sõdisime, tapeti miljoneid ja 10 miljonid inimesi, teine maailmasõda, veel rohkem 10 miljonid inimesi, ja kus me nüüd jälle oleme, jälle me sõdime, jälle me vaidleme mingi piiri üle, jälle me ei saa nagu hakkama, kas seal on vähe seda maad või. See ongi see, et inimesed ei räägi oma vahel, ei tee koostööd.
vaid kuidagi üritatakse üksteist ära peedistada ja kui sa üksteist hakkad ära peedistama, siis ei saa seda võitu. Rääkimata sellest kuidagi, mulle endale tundub see, kui vanad need riigid on, ma ei tea, okei, paarsada aastat on ju, kui kaua me siin maailmas oleme, no sõltub 50–100 aastat on ju. Kui vana on maakera 4 miljardit aastat vana ja mis piire me tõmbame, mis asja me omaks peame, mis logiseb veidi või? On ju, 4 miljardit, universum 14, kusjuures nüüd niisugune uus teadusuuring ütleb, et tegelikult see on topelt, et me vanem, et me tegelikult hindame seda aega valesti. Noh, me hindame seda, sealt tuleb see valguskiired tagasi või need osakesed on, et me hindame selle järgi, et tegelikult on topelt. Ja see saab aina rohkem kõlapinda, igal juhul, vahet ei ole, kas 4 miljardit või 14 on väga pikk aeg. Väga hoomamatu aeg. Siia kuhugi tõmmata nüüd inimesi tapma ajada üksteist selle pärast, mitte et ma nüüd fännaks venelasi või kedagi, absoluutselt mitte on ju, aga kuidagi nagu selle natuke suuremalt vaadates tundub see väga nagu jabur on ju, aga väga lihtne võimalus inimesi ühendada. Mina juhin, et nemad on vaenlased, tõmbame siia poole, nad tahavad meid ära võtta ja siis kõik lambad jooksevadki sinna on ju, küsimata, et kas äkki saaks nagu seda muud moodi lahendada. See meenutab seda Michael Francese mentordas siis sellist meest nagu Patrick Bet-David ja tema kirjutas just raamatu Choose Your Enemies Wisely. Et sul on alati keegi kuskil takistus või vaenlane justkui, võib-olla sa oled sina ise või keegi teine, aga et noh, neid tuleks nagu väga targalt valida, et kas sa punased versus sinised debatil on ikka õige vaenlane või tegelikult on seal see mingi muu. See on päris heaks raamatuks peetakse jah, et kui sa ei tunne oma vaenlasi, noh, siis sa ei tea, mis tuleb. No, see, millest me enne rääkisime, me peame teadma seda. Et kui sa nagu tead tegelikult, noh, kust nagu mida võib nagu tulla, sest et noh, ja huvitav jälle mõte, ma nägin ühes sarjas, see oligi vist Kuninganna ja kes see inglise tõhtähega, kes oli see hästi kuulus tegelane ka Inglismaal, naine, üks oli Kuninganna ja teine mingi Thatcher. Jah. Tema ütles, kuidagi siuke mõte jäi nagu kõrvu, et Kuninganna ütles, et noh, mul nagu ei ole ühtegi vaenlast ja siis ta küll väga selliselt poeetiliselt ütles talle, kui ta ütles, et siis sa pole midagi suurt elus ära teinud. Et kui sa teed midagi nagu suurt ära, midagi liigutada tahad, siis on alati vaenlasi. Sest kui midagi alati maailmas liigutatakse mingit energiat, siis kellegilt ju midagi tavaliselt kas natukene võetakse ära või hakkab häirima ja sul tekib mingi vaenlane. Ja noh, see raamat on ka siis, et noh, tunne oma vaenlased, siis sa nagu oskad paremini orienteerida. Aga noh, seal tuleb see teine paradoks küsimus, et kas on üldse võimalik nii, et me ei võta kellegilt midagi ära? Isegi see selleks, vaata, hakkame pihta nagu sellest, et mida hakkame pihta, see kõlaks nagu ma hakkaks mingit, ma ei tea, tunnist monoloogi pidama, et kui me oleme mehed, siis me räägime meestest, et igal õigel mehel peab olema nii sõpru kui vaenlasi. Kui kõik on sõbrad, siis kas sul oma arvamus on üldse või sa liimsid kõigi tagumikku. Kui sul on kõik vaenlased, noh siis vaata peeglisse, et midagi väga valesti on ju, et sul peab olema paratamatult. Ja kui sul on vaenlasi, see näitab seda, et sa oled vähemalt kordki oma arvamuse ja õiguste eest seisnud. Sest paratamatult sinu arvamused ja neid ellu suhtumised ei meeldi kõigile. Noh, need paratamatult sul on neid, et see, me ei pääse siit kuhugile on ju, või sa siis tahad kvalifitseeruda ainult sinna, sulle kõigis kui yes-mees on ju. Või siis selline, aga nii see on elus. Meil on niisugune traditsioon, et me alati küsime külaliste käest küsimusi, mida siis küsida järgmise külalise käest, ilma et nad teaks seda. Me laseme sul selle pärast nagu kirja panna. Aga meie eelmine külaline, mida nüüd nagu naljakas küsida, sest et ma arvan, me nagu kõik teame, aga tema nagu küsimus oli see, et mis eristab sind teistest inimestest, sinu hobi ja hobid ja tegevused. Et ühesõnaga mitte nagu inimesena, mis mind eristab teistest või siis minu hobid. Mis... Jah, et hobid ja tegevused ja üldse võib-olla inimesena, et mis sind eristab. Et jah, minevikku vaadates siis võib-olla traditsiooniliselt võib-olla sellist elustiili elades ei ole väga pikka nagu seda tulevikku, aga mis sa võib-olla vastaks selle peale? Võib-olla. Võiks see olla minu kogemus. Ma ei usu, et on palju inimesi sellised, kes on neid asju läbi elanud nagu mina. Ma arvan ka. ma arvan ka, aga ma küsin selle veel, et mis on nagu täna sellised nagu põhitegevused, mida sa nagu teed ja mida sa võib-olla tahad nagu peale oma raamatu, mis sa kirjutasid jah, aga mis on võib-olla põhilised tegevused, mis sa täna teed ja mis sa üldse võib-olla tahaksid nagu inimestele sellele maailmale nagu edasi anda kogu selle kogemusega seoses või midagi maha jätta või alustan pihta siis sellest tegevusest, et see raamat nähtavasti on umbes, ma ei oska öelda, isegi 3 loost on ju.
ta lõpeb ära, mingisuguse, kuna ei ole lugenud, ma ei hakka rääkima kusagil kohas, on ju, kus tahaks nähtavasti edasi lugeda, siis sealt esimesest osast, vaata, kui sa iga päev minu elus, et 58 aastat ikka on juhtunud kogu aeg midagi, on ju, siis kõik ei ole meeles, ja siis kui sa hakkad kirjutama, siis hakkavad tulema meelde, aga samas on juba raamat kuskil juba, et noh, sa ei saa enam jälle tagasi võtta, jälle sa ei saa lõpmatuseni poleerida teda. Ja sa tulebki nagu mitu osa, et ma tegelen siis selle kirjutamisega juurde need mingisugused asjasid, mustandit, on ju. Siis seal on erinevad keeled, soome, rootsi, vene, saksa ja nii edasi, mis siis nagu läheb, on ju. Siis midagi on täitsa nagu uut, et ühesõnaga, et siis need filmistsenaariumid ei ole üldse raamat. Aga see on lugu nii palju, nagu üks ja see, üks nendest, kellega ma teen, kuna seal on mitu filmi, siis ütle, et there are so many legs. on ju, seriaal, et seda ei saa teha ühte filmi, sa saad filmist võtta välja ja siis teha nagu filmi selle, mingisuguse story, sellise curve, aga seriaal, siis nende asjade nagu tegemine. Sorry, et ma vahel segasin, Eesti versioon Peaky Blindersist või et? Kind of, jah. jah, ainult natuke teisest ajastust, aga seal on, kui ma olen siis nagu suhelnud, kuidagi huvitav on selline, see on kõrvale põige lihtsalt, et mingil hetkel, kui sa hakkad nagu tegema, kui mul üks sõber soovitas, hakkad kirjutama, et mida fuck, mis mul rääkida on ju, ja siis läheb, ja siis korraga mingid, aga äkki nagu filmi on ju, film, no Hollywood ja film ja siis nagu tunduvad, et onud tunduvad nii tähtsad ja nii kaugel ja nii suured ja korraga vaatad hops, et istudki nagu teiega siin ümber laua ja tüübid tegelikult teevad filme, mille eelarved on sadu miljonid on ju ja silmad on suured, sünka lugu, teeme selle, et see kuidagi huvitav, vaat see on, millest me rääkisime teekonnast on ju, et esimene samm ja see tundub nii kaugel, see valgus on ju, aga sa lähed korraga hops, kus ma nüüd olen korraga on ju. See on nüüd siis sellise loo ja brändi ja selle nagu toimimine, mida ma nagu iga päev nagu teen. Aga kui nagu suures plaanis, see ei ole küll nagu, mida ma tahaks siis nagu, et ei plaani seda nagu, mis nagu jälg maha jääks, vaid see oleks pigem nagu selline, mida nagu tahaks nagu muuta ja kasutada kuidagi seda, seda common sense'i rääkida inimestele. Tegelikult, kui sa loed lahti selle meie meedia, sa räägivad ühtemoodi. Loed lahti Vene meedia teistmoodi, lööd lahti juutid oma kolmandat moodi, see on kuidagi selline, aga see ei ole see, nagu igal ühel on oma nagu selline tõde võib-olla, on ju, või õiglus on üks, aga õigus on kõigil, on ju, aga on nagu mingisugune common sense ja suurem plaan ja selle nägemus, et kuidagi me võiks teistmoodi hoopis elada, miks sa ei räägi, vot sellepärast, et mina olen läbi läinud selle, aga mis see vanasti puutub siia, sellepärast see puutub siia, sa pead teadma, kuidas me jõudsime siia, et see, et me oleme täna siin olukorras oli see, et need asjad juhtusid siis ja nüüd need situatsioonid juhivad meie maailma. Keegi peab sellest rääkima, kes seda oskab. Sest muidu, pöördume tagasi selle raamatu kirjutamise juurde on see ja selle filmi on see, et kui ma seda ei räägiks, siis jääks ajalukku tühi auk. Siis tuleb keegi, kes on kuskil kuulnud 4.-5. inimese käest ja räägib seda hoopis teistmoodi lahti, kui ta tegelikult oli. Vaata, et tegelikult nagu natukene riivib nagu hinge, et ei räägita selliseid asju ausalt välja. Mingisugused poliitkorrektsust, ma ei pea seda silmas seda, et ma hakkaks EKRE moodi sõimama laua taha kedagi, on ju. Aga me räägime ausalt, nagu olukord on. Olukord on selline, seda ei räägita, kuna poliitkorrektselt niimoodi ei öelda. No aga kuidas me siis lähme valetab iseendal, me oleme sellised hypocrat, on ju, selline hüpokraadid, on valetame. No ma saan aru, et sa võid vahel omakasu püüdlikkusest valetada teisele inimesele, aga miks kuradi pärast ma pean iseendale valetama näiteks, on ju. Asjad ei ole ju niimoodi, et see kuidagi kriivib, kuidagi tahaks mingisugust sõnumit levitada nagu sellisest common sense'ist. Sul on täna 2 raamatut on ju väljas. Üks on see vabadusvõitleja, spioon või mafioso ja teine on Eastern Godfather. Kas ma sain õigesti aru, et on veel tulemas mingil hetkel? Tegelikult siis ütleme see Eastern Godfather, ma ei tahtki teha algus eesti keeles üldse, kuna see oli mõelnud kohe teistel inimestel, kuna et me räägime selle loo, mida nemad ei ole kuulnudki kunagi, on ju. Ja siis kuna mis oli see The Eastern Godfather, et mina ei ole kunagi ennast kutsunud, küll aga kutsus mind FBI niimoodi. Ja siis oli mingisugune ajaline niisugune auk, kus nagu asjad nagu venisid ja seda küsiti ja ma tegin eestikeelse. Ja tegelikult see on sama eesti või sama raamat, kus juures ma ei oska öelda, võib-olla kolmandik või selline on nagu teisi lugusid seal sees. Eestlastel on nagu eestlased eestlasele ja see on eestlased siis
välismaalasele. okei. Aga seal on ka, ütleme, palju uusi lugusid ja teistmoodi räägitud lahti eestlastele siis. Okei. Seal on niisugune nagu vahe ikkagi. Ja muidugi sees. Rääkimata siis neid uusi lugusid, mida ma siis panin nagu, mida ma arvasin, et võib-olla neid nagu ei huvita nagu nii, on ju. See on ka niisugune arenev protsess kogu aeg. Kas seal on veel tulemas mingisugune mingil hetkel mingi uuem raamat, veel mingid nagu lugusid? Ütlesin, et seal on umbes 1/3 sellest lugusid, mis mul on räägitud, et seal tulevad raamatule järjeid veel. Jaa, siis on mida oodata. Kuulajatele ja vaatajatele ka, et tundub põnev, siis vist igas raamatupoes on põhimõtteliselt olemas Eestis, jah? Peaks olema küll, jah. Täna saab internetist ka kõike, nii et... Jaa, et see on põnev. Me igatahes täname. Aja tõttu peame otsad kokku tõmbama, aga muidu me võiks veel siin 2 tundi vist, ma arvan, vestelda. Et väga põnev oli kuulata. Lühem versioon kindlasti kui raamat, nii et ma võtan selle ette. Aga kui sulle kuulaja või vaataja siis meeldis ka, mis Meelis rääkis ja sul on mõtteid ja ideid, siis kirjuta kindlasti kommentaaridesse ja Meelis on vist igal pool sotsiaalmeedias saadaval ka, põhimõtteliselt Facebookis ja Instagramis igal pool aktiivne. Ja mina tahan ka Meelist tänada väga meeldiva sellise vestluse eest. Saime ka midagi jälle targemaks ja vaadatud ja tänan ka omalt poolt kuulamast. Aitäh, tänu kutsumas veel kord!